Mari-Mati Mustonen! Tere Tartu! Mulle meeldis, et Roger sai plaksutuse selle peale, kui vana inimene kukkus. Kõik inimesed olid mine munni. Äkki murdis puusa veel. Kuidas on? Kuidas läheb? Normaalne. Ei, mul on ka normaalne. Ma saan aru, tal tuleb putsis. Roger rääkis jah bussi peale. Okei, mina saan aru, miks need vanamutid jooksevad, sest ma ei tea, kuidas Tartus on, aga Tallinnas on nii, et sa jääd bussist maha. Nagu, ma saan aru Tartust, inimesed naeratate üksteisele ja teil on siin vegan restoranid ja värk ja siis kui kella küsid, sa ei saa nuga ja ma tean, et olete siin jube haritud ja värk on ju. Ja siin ma olen näinud jah, et bussijuht ootab, sest ta on inimene on ju. Aga Tallinnas on see, et ma elan Tallinnas on ju ja sellest on juba saanud üks mu lemmikhobisid ja üks mu lemmikhobisid ongi see, et ma Viru terminalis hängin ja vaatan inimesi bussist maha jäämas. Vaata, see on mingi imelik asi, mis nagu, vaata, see on mingi Viru terminalis ongi, kui see bussi uks läheb kinni, on ametlikult putsis. Sest et ta sõidabki minema ja lihtsalt ei saa mitte midagi teha. Ma olen nagu kogu aeg näen, kuidas inimesed füüsiliselt jõuavad bussile, aga bussijuht vaatab ka, isvinite, ma vajutan pljad nuppu juba, eta kanjets, ma ei tea, ma ei oska õnnegi. Ma ei oska vene keelt, saab teise aplausi. Ma ei oska vene keelt, super. See mees mulle meeldib. Vaata, see nagu need inimesed, keda sa näed jooksvas, ka ongi Viru terminalis, ma näengi, ongi mingid vanamutid jooksed, sul on 4 kotti, on ju mingid krossipoe kotid, seal on täis kapsast või midagi, ma ei tea, sest igal vanamutil on juhuslikult oma lastekodu, mida nad toidavad, on ju. Ja lihtsalt jooksevad peale, higistavad, üks jõuab veel peale, ootab teist, ma ju tee kiiremini! Ja jooksevad, sest et sa jäädki bussist maa, ma näen, kui ongi inimesed jääb bussist maa, mingi laps on tal taga, ema peab viimase saia pätsi viskama, sest laps ise on mingi, ema mine ise, ma ei jõua! Ma tulen järgmisega! Ja vaata, see on naljakas vaata inimesi bussist maha jäämas ka, sest et vaata, iga inimene tegeleb sellega teistmoodi, on ju. Vaata, me kõik oleme näinud seda ühte venda, kes jääb bussist maha, aga ta teeskleb, nagu teda tegelikult ei kottinud. On see vend, kes täiega sprindib ja siis viimane hetk. Ja siis kõik on mingi, me nägime. Mu isiklik üks lemmikuid on see tüüp, kes jääb bussist maha ja siis sa näed, kuidas lihtsalt terved on maailm variseb kokku. Vaata see vend, kes jookseb peaaegu jõuab ja siis viimane hetk. Ja siis on see klassikalisi eestlased, mis kõik teised eestlased bussi pealt sõidavad, kõik hakkavad naerma vaikselt. Teed veel pilti, vaata, et saaks pärast sõbrale näidata, vaata. Jõuad oma tüdruksõbra juurde, üks ei viimasest bussist maa väljas on -28. Naine on mingi päriselt või? Aga ühte tüüpi, keda ma nägin eelmine talv, see oli mu lemmikvend, kes on bussist maha jäänud. Ta oli see tüüp, et ta jooksis on üle selle Viru terminali üle kuradi laudade asjade on ju. Lükkas mingid beebisid eest ära on ju. Pani beebivankri veel autotee peale, fuck it on ju. Peaaegu jõudis peale, aga siis oligi buss pani viimane hetk, keeras just välja, sealt on ju roheline tuli, oli pst kinni ja nahhu on ju. Aga see oli see tüüp, et ta jäi maha ja ta tegi korraks pausi, aga ta ei leppinud eiga. Siis ta tõmbas oma seljakoti veel kõvemini kinni ja siis panigi järgi lihtsalt bussile. Vaata, ma ise olin bussi peal ja vaatasin seda venda taga jooksmas lihtsalt. Keskendunud bussi peale, vaata, sest eestlasena, vaata, ma tegelikult ei taha, et see vend jõuaks. Vaata, kui see, vaata, mõnikord need vennad jõuavad peale, mis su esimene instinkt on? Päriselt või? Türa, mine tagasi maa!
mis on mingi heaoluühiskond, mine Norra putsi. Aga ta ostab veel pileti, see vend ostab pileti ka. Terve buss on lihtsalt närvis. Aga see oligi see vend lihtsalt jookseb sealt bussi taga ja mul, esimene punane tuli, bussijuht ise paneb 80 kiltsi tunnis, vaata. Kesklinnas on ju, ta oli siuke, vaata, lühikeste juustega vene bussijuht, vaata, siis sa tead, et sa jood 20 mintiga viin sisse, on ju. Tal oli see leopardi naha pluus, on ju. Mingisugune apa käisvärk ja lihtsalt täiega pani hullu. Ja siis ta jõudis selle esimese punase tuleni ja see tüüp jõudiski järgi ja ta oli lihtsalt täiesti higine, jõudis sinna ukse taha. Ja siis bussi ütles, et rahulikult. Keeras selle kuradi radiostoo veel põhja, sealt tuli mingi Novoi pronksöö või midagi. Ja siis lihtsalt pani minema. Terve bussi täis inimene hakkas plaksutama lihtsalt. Kõik näitasid veel fuck'i järgi vennale, vaata. Ise jäid maha. See on nii eestlaslik suhtumine ka, vaata. Ise jäid. Meil on reeglid. Aga see ongi see, vaata, teist eestlast kannatamas vaadata, vaata, hea on, vaata, kui sa ise ei ole. Vaata, kui sa näed ka talvel, kui mingi eestlane, vaata, kuskilt tuleb oma ilusa valge ülikonnaga välja, siis sa oled mingi, tal on vist elu hästi. Ja siis ta libiseb jää peal, vaata. Lendab selili, siis sa oled mingi, jess. Karma on siiski olemas. Vaata, seda näitab nagu, kui sa vaatad telekat ka, kui me vaatame Eesti otsib superstaari, näiteks. Sa vaatad Eesti otsib superstaari, mis osasid sa kõige rohkem tegelikult näha tahad? Kas oled 8. episoodi juures, issand, Siiril on nii hea hääl, ma loodan, et ta saab läbi. Ei, sa tahad näha esimest 3, kus need retakad tulevad kuskilt välja, vaata. Kus nad on kuskil Jõhvis, vaata, terve pere istub veel teleka ees, issand jumal, siin on pooltaunid, Terve perega sööd popcorni ja loodad, et Mihkel Raud ütleb kellelegi, et ta tapaks ennast ära, vaata. Selline üks hea näide veel sellisest suhtumisest on siuke, et aasta alguses, ma ei tea, kas te nägite, oli selline uudis, et üks eestlane sattus Lähis-Idas pantvangiks. Kõik on lihtsalt... Ma olen Twitteris, ma ei vaata uudiseid. See oli siuke uudis, et üks eestlane siis läks sinna mingit filmi tegema, sattus pantvangiks, aga see oli suur grupeering inimesi, kellega see nagu juhtus. Seal oli mingi 8 ameeriklast, paar sakslast ja see oli üks eestlane ka seal. Ja see oli suur uudis ümber maailma, et Liibanonis oli see rühmitus, on ju. Ja siis see pilt, mida nad kasutasid sellel artiklil, oli siis need 12 tüüpi, kes rööviti, kõik olid vastu seina, on ju. Ja vaata, kui sa vaatad, inimene on pantvang, sa kehakeelest näed, et elu on sitt, vaata, nagu oleks bussist maha jäänud või midagi, on ju. Vaata kõigil, sa näed, et kõigil, come on, sa oled pantvang, on ju. Aga siis sa vaatasid 7. tüüpi pildil, meie Vahur, on ju. Ja Vahur on pildil sellises asendis. Nagu millal pantvangi kriisi ajal jõuad sa minna, lihtsalt. Aga see ongi see, ja see olid intervjuud ka nende inimestega, kes rööviti, ameeriklased olid kõik kaamerasse nutavad. Meid koheldakse nagu loomad, meil lastakse päevad läbi väljas olla, meil antakse loomajäänuseid süüa, meid koheldakse nagu loomad. Ja see oli Vahuri intervjuu, Vahur vaatab kaamerasse. Tegelikult on siin soe. Kuradi, vähemalt jaanuar Tartus on palju hullem, vaata, mul on veel 3 last ka, ma ei tahagi koju minna. Aga see ongi, vaata, eestlased on kõige hullem rahvus, keda pantvangiks võtta. Vaata, meist on juba kõik üle sõitnud, venelased, sakslased, rootslased, on ju. Meil on Kaljulaid president, on ju. Kõik on niigi putsis juba. Keegi plaksutas selle peale. Fuck Kaljulaid. Ma lootsingi poliitilist huumorit kuulata. Vaata, see ongi, meiega on nii palju juba juhtunud, et ma kujutan ette, seal ongi mingisugune pantvangi, kõik nutavad päevad läbi, terroristid on seal Allah Akbar, viskavad mingid kartulikoori, ameeriklased jälle nutavad, kuradi Vahur on tagant kartulikoori või? Mine munni, no! Fuck, raisk! Isegi Novatuurs ei anna sulle tasuta kartulikoori. Vittu elu on ikka seiklus, no! Aga vaata, terroristidele on ka see sitt-tiil, kui sa röövid eestlase. On ju? Sest vaata, kui sa röövid ameeriklase, vinge, see on nagu filmist. On ju? Sa röövid ameeriklase kohaga läbi rääkima, saadame sulle kohvriga 1 000 000, saame poole mere peal kokku, meil on oma mees tagasi või me saadame 1 000 000.
ja kui sa ameeriklastega läbi ei räägi, nad saadavad sulle mingid 12 Navy Seal'i, kes tulevad ookeani seest välja, on ju, helikopteritest kukuvad alla, tulevad jahile oma meest võtma, on ju. aga kui sa röövid eestlase, esimene nädal Kersti ei võta kõnesidki vastu, vaata. Kerstil on vaja kuskil konverentsil riietuda nagu seen või midagi, ma ei tea. See oli sellele tüübile. ja ongi vaata, noh, võib-olla, ma ei tea, nädal hiljem Kersti teeb sulle Skype'i kõne. Teeb sulle lihtsalt kõne. Meil on praegu rahaga nagu kitsas. Kuradi, noh, seene outfit, vaata, maksab. Okei, me saadame sulle kasti kuradi pastakaid ja Montoni kinkekaardi sobib. Terroristid, mine munni, vahur on, aga ei, mulle sobib. Jumala chill, noh. Ja seda eestlaste suhtumist näitab hästi, et kui see artikkel levis ümber maailma, kui sa lugesid nagu CNN-i või noh, ameeriklaste väljaandeid, mis nende kommentaatorid kirjutasid, kõik olid hüsteerias, issand jumal, me palvetame iga õhtu, et Max tuleks koju. Me oleme iga õhtu, et oma mees tuleks tagasi. Mis oli eestlaste kõige laigitum kommentaar Postimehes? Ei no ise sa läksid! ma olen see aasta oma nii-öelda elu veits parandanud, olen tõsisemalt hakanud stand-up'i tegema näiteks, siis trennis olen hakanud rohkem käima. Liiga motiveeriv, yeah! see ei olnud isegi julgustav, see oli lihtsalt yeah! Võta särk maha või ma ei tea, mis. See ei ole see salvestus, vaata. Tule ma oleks tahtnud, et see vend võtab särgi maha. Ei saa, no okei, vaata kui sa hakkad trenni, noh, ma tegin muidugi seda kõige hullem ala, ma tegin seda jaanuaris, on ju. Kõige putsis aeg, millal jõusaali minna, sest terve juuks on täis neid vendi, kõik on motiveeritud. Uus elu, uus mina, iga hommik avokaadot ja joogat ja see olen uus mina, see 2017 muutuste aasta. Ma enam ei söö mett, sest mesilased pole morjad, on ju, mida iganes. Siis terve juuks ongi täis, mingi järjekord on, et saada kükkima minna, on ju. Aga no mingi märtsi juures hakkab juba hõredamaks minema, vaata. Siis need samad vennad on kuskil shooter sees juba, tegelikult on pohhu. Okei, aga no nüüd ma olen stabiilselt jõusaalis käinud. Okei, tegelikult on tore minna jõusaali. Inimesed tegelevad tervisega, proovivad tervisikut olla, muudavad oma eluvärki. Aga mulle käib see närvidele, vaata, kui sa lähed jõusaali, seal on alati mingid vennad, kes lähevad natuke liiga kaugele asjaga. Vaata need kuradi, lähed sisse ja mingid kõndivad külmkapid. Tulevad sulle mingid väiksed trollid lihtsalt. Ja sa oled nagu, et mida sa veel siin teed? Mine juba koju nahhui. Sul on six-pack näos juba. Kus su kael on? Mingid vennad, kes su lapsepõlve kangelased olid, ekskavaatorid või? Nahui sa nii suur oled lihtsalt. See ongi, vaata, need on need vennad, sa lähed jõuksi, vaata, tead need vennad juba, kes teevad häält enne, kui nad trenni hakkavad tegema. Tal on mingi sõber ka kõrval. On see, et see sisemine mingi pärdik tuleb välja, vaata. Ja siis mingid tüübid ongi, vaata. See on kõige veidram asi, kui sa vaatad mingit tüüpi, vaata, aga ta vaatab peeglis, tal tekib see, tead see, ma olen sõdalane maud, vaata. Ja siis vaata, aga no MyFitnessis käib muusika, siis taga käib mingi all of me loves all of. Ja sa oled nagu, et türa, see ei ole Ateena, mida rünnatakse. Rahune maha, mine koju, noh. Aga see ongi, noh, käid jõuksis, ma olen üritanud grupitrennides ka käia. Vaata, see on ka putsis, sest et vaata, iga grupitrenn, kuhu ma lähen, mul on see tunne, nagu ma oleks kõik maha maganud. Sest ongi, ma lähen grupitrenni, kõik teavad, mida teha ju. Ja siis alati on mingi kuradi treener ka, see mingi Sven Martin Pederast ees sul seal.
sa siis aru ei saa? Sa oled seal mingi kuradi. Minu ajal tegime kätekaid või asju või mis harjutus on see nagu? Siis ongi, lähed peale trenni, lähed veel on ju kuradi, hakkad duši alla, lähed garderoobi. Seal on alati need vennad, vaata, kes, vaata kui sa jõusaali tulid, ta oli seal garderoobis. Ja kui sa hakkad minema, ta on ikka seal, istub riist väljas. Mingi semikõva ka veel on ju. Sa oled mingi aitäh, et ma seda näen. Ja siis noh, lähed duši alla, lähed kuradi, hakkad ennast peale trenni pesema, aga seal on vaata noh, kuna mehed käisid trennis, siis neil on kõigil see kuradi pärdiku mood veel sees on ju. Mehed kõik pesevad ka ennast üliveidralt, kui teised mehed on juures, ikka panevad. Ja iga kord, kui ma olen duši all käinud, seal on alati mingi üks vend, kes peseb oma perseauku. Lihtsalt 20 minutit. Tal on mingi eraldi hari veel selle jaoks. Ma olen nagu, kas me peame uue sildi panema, et ära raseeri ja ära pese oma perseauku siin. Siis lähed sauna on ju, vaata noh, kui sa üksinda saunas käid, on chill, vaata, sa paned 80 kraadi, jood valgušeiki mõnus on ju. Aga iga kord, kui ma kuradi sauna lähen, siis tuleb alati see üks vend järgi minuga, et kui ta juba näeb, et ma istun, siis ta vaatab mulle otsa juba, et tere tulemast hirmufaktorisse. Ja siis ta hakkab lihtsalt laduma. Siis ta ise läheb välja, vaata. Ja siis vaata naljakas on ka see, kui sa käid tüübina jõusaalis, sul hakkavad tekkima mingid tutvused ka. Vaata mingid teised tüübid. Nagu ma ei taha kellegiga tutvuda. Aga alati on mingid vennad, vaata, kes juba 3.-4. kord näevad mind. Sul on jalapäev või? Ma endal on täna seljapäev. Ma olen Sten. Ma olen meeletult üksik. Mida? Ei midagi. Üks tüüp, kellega ma olen nii-öelda sama trenniajad on tekkinud Tallinnas jõusaalis, on Uku Suviste. Vaata Uku Suviste on ka, vaata kui Uku tuleb jõusaali, ta ei tule nagu tavaline tüüp. Uku teab, et ta on Uku. Kui ta juba jõusaali kõnnib, ta alati hõljub sisse lihtsalt. Need ülikitsad retuusid, kus ma näen enda riista, on ju. Need on peal, ta alati lõhnab nagu karamell. Ja ta lihtsalt tuleb sisse ja ta hõljub seal jõusaali. Ja siis terve jõusaali käitumine hullult muutub ka alati, kui Uku tuleb jõusaali. Kõik naised hakkavad tegema neid mingid imelikke perseharjutusi. Kõik hakkavad Uku poole kuidagi lihtsalt. Igaks juhuks on valmis ja siis vaata ongi noh, aga mehed hakkavad ka hullult veidralt käituma. Vaata, meestel on ka mingi, vaata kui sa näed sellist tüüpi nagu Uku Suviste, siis sul on nagu, vaata muidu ma ei tea, kas mingi mees on nägus, aga kui ma vaatan Ukut, ma olen nagu mine mui. Siin on väga palju tüüpe, kes tunnevad ennast ebamugavalt praegu, aga te teate täpselt, mida ma mõtlen, vaata. Nagu Uku on meie heteroseksuaalsusele väga ohtlik. Mingi shooter siis kolmapäev, kui shotid on 1/2, kes teab. Uku on nagu libe jää meie heteroseksuaalsuse jaoks, vaata. Aga see ei ole isegi, okei, kui sa kepid Ukut, minu jaoks see ei ole väga homo, oli lihtsalt teine õhtuna. Vaata, see ei ole isegi, vaata Uku on nagu siuke homoseksuaalsuse koridor. Et vaata ühtegi kappi ega ust ma lahti tegema ei pea, aga ma piilun. Ja siis ongi tüübid hullult veidrad hakkavad käituma ka jõusaalis, kui Uku tuleb trenni, kõik hakkavad rääkima alati. Joo Uku, no. Kidra on kodus, okei. Kus läheb, kõik vennad hakkavad küsima alati mingi Uku, kuradi, kus sa siuksed trapetsi said, ne? Putsis, ne? Tule, kus sa siuksed piitsepsi said, ne?
ma lükkan alati kõik need vennad eest ära, ma olen siuke pohhui see bitseps, Uku, miks su silmad on nagu fucking ookean? Tartu, mul oli teiega väga mõnus, nautige ülejäänud show'd, ma olen Harimati Mustonen, head õhtut teile. Harimati Mustonen! Super!